Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark, eetris järjekorras 112. osa KV.ee kinnisvara podcastist. Ja tänane külaline on ettevõtja ja üüriinvestor Risto Eelma. Tere, Risto! Tere, Tõnu! Ja enne kui võib-olla siin teema avame ja teemat lahkama hakkame, paari sõnaga äkki räägid iseendast, kes sa oled, mis sa teed ja mis sinu seosed on üüriinvesteeringutega? No kui ma nüüd hästi kuidagi kiiresti ja konkreetselt kokku võtan, siis circa 20 aastat olen toimetanud juhina, erineva astme juhina ja tegelikult 2009 aastal olin ma ühe aasta töötu ja siis ma hakkasin tõsiselt mõtlema selle peale, et mis ma nagu elus tegelikult teha tahan ja kuhu jõuda tahan ja siis ma asutasin oma esimese ettevõtte, sellise sotsiaalse ettevõtte Medi häirenuputeenus, võib-olla olete kuulnud. Ja tegelikult see jäi mulle nii-öelda kõrvale, see sotsiaalne ettevõtluse projekt ja on siiamaani mu kõrval. Aga mu juhikarjäär tegelikult siis jätkus veel 13 aastat logistikasektoris ja ma võiks öelda, et nüüd viimased 2 aastat võin ma nimetada ennast ettevõtjaks, sest ma tõesti otsustasin loobuda palgatööst ja panustada siis ettevõtlusele ja seal kõrval siis muu hulgas ka oma üüriinvesteeringute haldamisele. Jah, et miks ma sind, Risto, saatesse kutsusin, et üks teema on just see, et sa tegeled üüriinvesteeringutega ja see ei ole sinu peamine tegevus, et see on üks tegevus teiste kõrval, aga äkki sa avad, et mis su üüriinvesteeringud on, kirjeldad oma üüriportfelli, kui suur, kui palju, kus asuvad, mitmetoalised? Võib-olla isegi alustaks sealt, et oma esimese nii-öelda sellise üüri kinnisvara ma ostsin 2016 aastal Tallinna linna oksjonilt vana rääbaka korteri, mille ma siis üles vuntsisin ja üürile andsin. Ja see oli minu jaoks nagu selline esimene samm kuidagi sealt väärtpaberitest ja sellisest, kuidas ma ütlen, volatiilsemast investeerimisest nagu väljapoole ja see tegelikult läks sedavõrd hästi see esimene kogemus, et 2019 aastast alates siis tegin juba oma järgmiseid investeeringuid. Et mul ei ole see korterite portfell kuidagi nagu hirmus suur, et mul on 7 korterit, nad on kõik uusarendustesse ostetud, nad on 2- ja 3-toalised, kokku on seda üüripinda 350 ruutmeetrit ja siis piirkonnana ma olen nagu positsioneerinud ennast sinna kuskile kesklinna ja nende magalate vahele, et ma ei tahaks minna sinna magalatesse, ma ei ole tahtnud minna sinna kesklinna, vaid see mingisugune niisugune kuldne ring, kuidas iganes seda nimetada seal kesklinna ümber, et alates siis Põhja-Tallinnast, ütleme, Tondi ja selline kant, et mõned põnevad sellised arendused on, kuhu ma oma korterit soetanud olen. Väga hea. Nüüd sa rääkisid üüriinvesteeringutest ja võib-olla minust oleks viisakas avada ka kuulajatele, et mis siis teema on ja sinuga, Risto, oli plaan rääkida just nimelt üürileandja kulude poolest, et kulud kui siis sellised tootluse moodustumisel olulised tegurid, et kuidas juhtida kulusid selle nimel, et tootlus oleks parem. Aga siin siis alustuseks võib-olla selle teema suunas veel ikkagi liikudes, öeldakse seda, et ära karda suuri kulusid, karda väikseid tulusid. Samas, kui me mõtleme üüriäri peale, millest plaanime rääkida, siis üüriportfelli rahalisel käibel on ju ometi piir ees, sest üürileandjad on hinnavõtjad. Ma arvan, et siin ees oleva 10 aasta jooksul enamus ajast ikkagi
turg määrab ära, mis on üürihind ja seda nagu väga suurendada ei saa, ehk siis tootluse moodustamisel kulude juhtimine võiks olla üsna oluline teema ja samas, kui me veel mõtleme, et mis olukorras me praegu oleme, tootluse määrad pigem on madalad, kapitali kasvu, kinnisvara kallinemise perspektiiv ebakindel. Kuidas sa üldse sellistesse mõtetesse suhtud, et mis kellad need sinu peas helisema panevad? No, mina ju ise olen tegelikult, nagu ma just ütlesin, eks niisugune väike üüriinvestor ja see portfell, kuna ta koosneb ka veel sellistest uusarenduse korteritest, eks ole, et siis nende korteritega nagu liiga palju mingisugust sellist jändamist ei ole, eks ole, muresid on väga vähe ja ta reaalselt võtab mul nagu minimaalselt mu isiklikku aega. Et loomulikult mingil hetkel mingid teemad tõstatuvad, loomulikult siis on vaja nende asjadega tegeleda, aga ma kuidagi tunnen, et see portfell ei ole nii suur, neid probleeme või neid küsimusi või haldamist ei ole nii palju, et see mul oma teiste tegevuste kõrvalt ei annaks võimalust nende teemadega nagu tegeleda. Ma siin küsingi vahele, et kui me mõtleme, et näiteks kuus on 4 nädalat ja nädalas on 5 tööpäeva, mitu tööpäeva kuus sa pühendad oma üüriportfelliga tegelemisele? Sellist nagu spetsiaalselt selleks võetud aega, ma saan nagu konkreetselt oma kalendris ühe aja öelda. Ja see on muidugi kõige meeldivam aeg, see on arvete tegemise aeg. See on mul kalendris paigas, seda ma tean, millal ma seda teen, see võtab tegelikult minimaalselt aega, eks ole, raamatupidamisprogrammis paar nupuvajutust ja sisuliselt on arved tehtud. Siis ma loomulikult jälgin, et raha ka õigeaegselt arvele tiksub ja muus osas on tegelikult selline, kuidas ma ütlen, nagu jooksev, igapäevane teemadega toimetamine, nii nagu kõige muuga, et kui on mingisuguseid korterite, ma ei tea, majahalduritelt või ühistutest mingisuguseid uudiseid, mida on vaja jagada üürnikele edasi, siis ma seda teen. Aga tegelikult, ütleme niimoodi, et muus osas ma ei kuluta sellele rohkem täna aega ja just sellepärast ma ka tegelikult nagu sellisele nagu pikaajalisele üürile olen panustanud, et siis ta tõepoolest ei võta mult liiga palju aega, ei tekita liiga palju stressi, ma ei tahaks nagu liiga palju selliste operatiivteemade ja muredega nagu tegeleda ja täna ma seda õnneks tegema ei pea ka. Ma ikkagi ma ei taha siit punktist ennem edasi minna, kui ma mingi parema vastuse saan, et kui mõelda nagu viimase kuu aja peale, eks, et arvete tegemine, laikumiste jälgimine, et ma saan aru jah, et haldurilt tuleb mingi meil ja siis sa vaatad, kas see meil on sinule või see meil on üürnikele oluline, et siis edastamine, siis et kas üks päev kulub nende asjade peale päevas ära või kuus ära või ei lähe nii palju? Ei lähe. Ma julgen väita, et mul täna kulub selle peale võib-olla 1-2 tundi. Kui on selline tavaline kuu, loomulikult, nagu ma ütlesin, eks ole, et siin võib tulla sisse, mul oli üks alarmeeriv meil siin eelmine nädal, et ühes korteris ventagregaat teeb paha häält, eks ole, ma mõtlesin, et nüüd on pahandus kaelas, aga kui ma suunasin üürniku ventfiltrit vahetama ja ta selle ära vahetas, siis õnneks kummalised hääled kadusid ja mure kadus, et muidu ma juba olin arvestanud sellega, et ma pean sel nädalal hakkama ühe nagu tõsisema ja kallima probleemiga tegelema, aga õnneks see lahenes. Kas sinu üüriinvesteeringute tegemine, eks sa nüüd mainisid, et su korterid on uuemates majades, nüüd selle rääbaka korteri või kuidas sa sõnastasid, selle sa oled maha müünud? Selle ma müüsin 4 aastat hiljem maha
ja tegelikult kasutasin sellest korterist saadud raha 2 uue korteri sissemaksuks. Et ma sain põhimõtteliselt selle ühe üles vuntsitud rääbaka korteri asemele 2 täiesti uusarenduses olevat korterit ja tegelikult päris lähedal sellele vanale korterile. Iga kord, kui ma nende uute kortermajade juurde lähen, siis ma lähen sellest vanast majast sõidan ka mööda. Ja see on muidugi laenukoormusega. Kas uute korterite ostmise kaalutluse taga oli ka see lootus, et sul on vähem uue korteriga tegemist ja uue korteri üürnikuga vähem tegemist, ehk just sellist ajakulu mingi optimeerimise teema, kas see käis su kaalutlustest läbi? See käis mu kaalutlustest läbi ja ma tegelikult täiesti teadlikult ütleme selliste magalarajoonide panelka tüüpi korterite peale üldse kunagi ei ole tegelikult vaadanud ja mõnes mõttes soovinud algusest peale pakkuda võib-olla sellist kvaliteetsemat korterit ja sellisele veidi paremal järjel olevale inimesele, kellega paratamatult on üldjuhul ka vähem probleeme, ükskõik siis räägime me, ma ei tea, elukommetest või sellisest finantsdistsipliinist. Okei. Korteri asukoha mõttes edasi liikudes, et sul on, kuidas sul asukoha mõttes on? Sul vist on niimoodi ka, et sul on ühes hoones mitu korterit? Kuidagi on juhtunud niimoodi, et kui ma siis mingisuguse arenduse või arendaja leidsin, kellega koostöö klappis, siis üldjuhul oli see jah niimoodi, et kui ma olin nagu omajagu taustatööd ära teinud ja välja valinud selle arendaja, kellelt ma korteri ostan, siis selle protsessi käigus jõudsin ma nii kaugele, et kuule, aga et ma ostan ühe korteri veel. Et mul on täna kuidagi nii läinud jah, et mul on 3 erinevas nii-öelda arenduses, igas ühes nagu 2 korterit. Kes saab nii hea arendaja olla, et sind niimoodi suudab ära meelitada, et võid nime öelda küll? Ütleme niimoodi, et mul ei ole kõik siis korterid selle arendaja käest ostetud, aga mulle nagu väga meeldis Liveni nii-öelda selline kontseptsioon, kuhu sisuliselt juba päris nii-öelda nagu korteri planeerimise faasis esiteks on nendel endal nagu asjad hästi läbi mõeldud, mis puudutab korterite sellist sisustamist ja kõike seda poolt, aga et sealt poolt veel selline nagu sisekujundaja tugi ja see, et see lõpptulemus oleks selline, kus inimene tõepoolest olla ja elada tahab ja et ei pöörata tähelepanu ainult sellele nii-öelda korterite kujundamisele või maja kujundamisele, vaid ka see sisehoov, see keskkond, kus kohas see kogukond koos elab, et mulle kuidagi see väga jättis sellise positiivse mulje ja mõju, et tean Liveni käest olen ma ostnud oma 7 korterist 3 ja. Kas et võib-olla ma sain aru vähemalt niimoodi, et algul läksid ühte korterit ostma ja siis pärast tulid ikkagi 2 lepinguga Liveni kontorist välja. Kas sul seal otsuse protsessis käis see mõte ka peast läbi, et parem oleks, et ongi, et kuskil on nagu 2 korterit koos ja kui nad on eraldi, et just nagu niimoodi juhtimise ja kulude mõtte poolest, et kui tähtis see siin on? Ta ei ole nagu tähtis, aga ta omamoodi teeb tegelikult ikkagi elu mugavamaks, et sul on ühe arendaja juures ühes korteriühistus või ühe haldaja all, halduri all nii-öelda mitu korterit ja siis, kui seal ühistu sees mingisugust informatsiooni liigub ja mingi suhtlus käib, siis sul on seda lihtne nii-öelda nagu mitmele üürnikule kohe edasi saata ja sa tead tegelikult paremini ja tunned ja tajud, et mis ühes või teises majas parasjagu toimumas on ja
ja kuidagi lihtsamaks teeb see asjad küll. Ja noh, kui ma siin ühel ajal veel kortereid ostsin, noh siis on, ütleme niimoodi, et see natukene nagu sisustamine on ühel ajal, eks ole, kõik see alates, ma ei tea, köögimööblitest ja muust mööblist, mis kohati võtab ka ju nagu aega see tellimine ja kui on ütleme näiteks 2 köögipaigaldust nii-öelda ühes majas, eks ole, järjestikku, siis on ka see köögitegija valmis seal natukene vastu tulema hinnaga ja sealt edasi tegelikult hiljem oli ka nagu garantiiremondiga see sama asi, et sul on nagu võimalik nagu mitu korterit nagu korraga selle poole pealt ka nagu ära lahendada, et seal mingisugune võlu on kindlasti. Et mingi konkreetne mastaabisääst tuleb sealt välja. Kuidas sa ütlesid, Risto, et su korterid on Tallinna kesklinna ümber olevas kuldses vöös ehk siis kesklinna äärelinna vahel asukoha mõttes. Kas asukoha valik kuidagi haakus sinu enda elukoha või töökoha valikuga, et vaatasid, et liiga kaugele ei oleks Põhja-Tallinn ja Kristiine, mida sa mainisid, on ehk siis rohkem nagu lääne pool, et võib-olla kas sa oleks mõelnud ka näiteks Lasnamäe alguse poole peale või Pirita poole peale või midagi siukest, et ka see asukoht niimoodi konkreetsemalt siis on ka mingi teema, millele sa mõtlesid, et kuhu sa oma investeeringud oled valmis tegema? No asukoha mõttes, kuhu ma seda valmis tegema olen, oli selge, et Tallinnasse ja lõppkokkuvõttes Tallinn ei ole nii suur. Ma ise elan nii-öelda linna piiri peal ja kindlasti need otsused ja valikud, mis ma tegin, ei lähtunud sellest, et nad kuidagi mugavalt mul kodu või töötee peale jäävad, et lõppkokkuvõttes on Tallinn ka pisike linn ja ei ole siin ükski distants kaugel, et minu jaoks oleks problemaatiline kuidagi harjuda mõttega, kui mul oleksid mingid korterid, ma ei tea, Tartus, Pärnus või Haapsalus või kuskil siin mõnes teises kaugemas linnas, eks, et siis ta tekitaks sellist mingisugust errorit endal ka peas, aga Tallinnas on tegelikult kõik nii lähedal, et ma pigem ikkagi vaatasin seda, et kus see piirkond on perspektiivne, kus kohas huvitavad arendused on, eks ole, kus see nii-öelda nagu nõudlus ja likviidsus võiks olla sellisel tasemel, et see mind rahuldab. Saan aru siis, et muud Tallinna piirkonnad poleks olnud sugugi välistatud, aga lihtsalt moel või teisel ka juhuseks tõi need osukonnad. No ma ütlen niimoodi, ma ütlen sulle nii palju, et mu jaoks oli nagu ma ootasin nagu pikalt, ma olen nagu panustanud Põhja-Tallinnasse, ma olen panustanud Koplisse, eks ole, et me kõik teame, milline slum seal veel mõned ajad tagasi olid, eks ole, ja mismoodi see piirkond, mis perspektiiv sellel piirkonnal täna on, eks ole, et see oli nagu üks selline piirkond, kuhu ma nagu teadsin, et ma igal juhul korterit ostma lähen siis, kui hakati rääkima üldse sellest, et seal piirkonnas hakatakse varsti midagi tegema. Et see oli nagu piirkond, kuhu ma teadsin kindlasti minna sisse sellepärast, et mõeldes just selle nagu perspektiivi peale, et milliseks see piirkond mõne aasta pärast muutub ja kuidas seal nagu tegelikult kinnisvara väärtus, milline kasvupotentsiaal seal on. Ma pean siin muidugi tunnustama, Risto, et sa siin tegid nüüd hetk tagasi selle, kuidas öelda, väljaütlemise, mida kinnisvara äris kogu aeg tehakse, et kui sa ütlesid, et sa elad Tallinna piiril, et kui kinnisvara äris öeldakse, et mingi asi on kuskil piiril, kas siis Tallinna piiril või kesklinna piiril, siis see alati valel pool piiri. Aga see selleks. Kas sa ühistu koosolekutel ka käid? Ütlen ausalt, et enam ei käi. Miks? Alguses oli see selline võib-olla nagu põnev isegi ja ma lasin isegi see esimene korter, mille ma
ostsin sellise nii-öelda remonti vajavana ja mille ma üles vuntsisin, siis see oli selline nagu kehvas seisus kortermaja ka ja seal oli tegelikult hädasti vaja nagu sellist tegusat juhatust ja ma isegi lasin ennast sinna juhatusse valida. Ja olin seal aktiivselt toimetamas, eesmärk oli tegelikult nii-öelda saada sinna KredExi abil see maja nii-öelda korda vuntsida ja läbi selle siis tegelikult ka oma kinnisvara väärtust tõsta, et seal ma nagu andsin endast rohkem, aga nüüd hiljem ma kuidagi tunnen ja tajun seda, et esiteks ei ole mul aega ja energiat võib-olla sinna panustada, see ongi nüüd see kunagine küsimus sulle, eks ole, et palju ma aega panustan, et kui ma kõigest sellest osa võtaks, siis muidugi läheks mul oluliselt rohkem aega. Aga ma kuidagi, kui ma näen ja tunnetan neid vestlusi või olles ka siin mingisugustes meilivahetustes sees, mis ühistusiseselt liigub, eks ole, siis tegelikult seal on palju nagu sellist temaatikat, milles ma ei oska kaasa rääkida, et mina ei tea, et seal mingi koristaja midagi kehvasti teeb või mis teised kolmandad mured, sellised nagu igapäevamured seal maja juures on, et seetõttu mul on seal koosolekul ka raske midagi kaasa rääkida. Ma olen küll alati saatnud selle info edasi oma üürnikele ja öelnud, et kui soovi on, ma teen sulle volikirja, mine mõtle, räägi kaasa. Et mõned üürnikud on sellest olnud huvitatud ja siis ma olen seda teinud. Aga kui nüüd üürnik läheb kaasa rääkima ja toimub otsustamine, et kas teha mingi investeering, mida uue maja puhul tõenäoliselt väga palju ei ole, et midagi investeeritakse ja sa ise mõtled, et see oleks ju päris mõistlik, sina varaomanikuna mõtleks, aga üürnik näeb enda kulude kasvu ja hääletab maha, et kas üürnik saab omanikku adekvaatselt esindada, et see üürnik saaks esindada, kui ühistu suudaks adekvaatse päevakorra esitada, aga mina ei ole veel näinud ühtegi ühistut, mis annaks otsustamisele minevad punktid adekvaatsel kujul eelinfona korteriomanikele kätte. Mis mõtteid paneb siuke arutelu sul peas keerlema? Sa ise ütlesid, et kuna need korterid on tõesti kõik ikkagi nagu uusarendustes, siis seal mingisuguseid suuri investeeringuid ja nende üle täna ei otsustata. Ühes majas küll praegu on otsustamisel see, et kas elektriautode nagu laadimistaristu garaažis välja ehitada ja see on võib-olla nagu kaalukam otsus ja võib-olla ma sinna siis lähen kaasa rääkima. Aga muidu need tänased teemad on pigem rohkem sellises kontekstis, eks ole, et kas me kevadel aknaid peseme või ei pese ja ma ei tea, seda stiili teemad, et see ei anna mulle midagi ja see minu osalemine ei anna ka sellele majal midagi. Aga kui sa ei viitsi kaasa lüüa ühistu juhtimises ka üldkoosolekul osalejana, kas sa ei arva, et see ongi nii, nagu tavalised üürile andjad teevad, et nad moel või teisel lasevad ühistu juhtimise osas nagu liugu seal nende inimeste peal, kes siis panustavad? Mitte, et ma ise parem oleks, aga... No sa ütled seda nii kuidagi konkreetselt ja valusalt, eks ole. Mina olen mõelnud pigem lihtsalt selle peale, ma näen vahest neid väga kirglikke vestlusi ja kirglikke arutelusid erinevate kortermajade puhul ja kohati need teemad veel nagu kattuvad ja kõige selle kontekstis ma tunnen sügavalt kaasa või mul on täielik austus nende majahaldurite ameti vastu tekkinud, millise nii-öelda kriitika raha all nemad kogu aeg on, eks ole. Aga ikkagi ma tuleks selle juurde, et need inimesed, kes seal nagu koha peal elavad, tunnevad, tajuvadki kõige paremini neid muresid ja kitsaskohti, et ma
kui ma tunnen, et on mingi teema, milles ma saan või tahan kaasa rääkida, siis ma olen valmis sinna koosolekule minema, aga kuna ma tunnen, et ma ei loo seal kohal olekuga mingisugust väärtust, siis ma sinna ise ei lähe ja kuna seal arutlusel on teemad stiilis aknapesu, nagu ma rääkisin, siis ma hea meelega, kui üürnikul on soov sel teemal kaasa rääkida, sest ta elab seal, siis ma talle selle võimaluse annan, et ma arvan, et ma kasutan siinkohal lihtsalt teiste ja enda aega nii-öelda parimal moel ära. Väga hea, liigume siit edasi. Kui sa nüüd mõtled aja peale tagasi, millal sa siin viimati üürinvesteeringuid päriselt, selles mõttes päriselt tegid, et ostsidki mingeid asju, tegid tehinguid, kas siis näiteks korteri sisustamise osas tellisid sa kuskilt projekti või panid oma targa peaga pildi kokku, et millised mööblid, kus kohas sa ostad, panid sa mööbli ise oma kätega kokku või tellisid selle teenusena, kuidas sa sellise korteri ostmise järgsed tegevused korraldasid, mis siis on vajalikud enne korteri üürile andmist? Ma ütleks niimoodi, et esiteks on kujunenud välja mingisugused juba usaldusväärsed koostööpartnerid. Siis on tegelikult välja kujunenud mingisugused poed ja võib-olla isegi mingisugused tootemudelid, kust ma mingisugused tükikesed nii-öelda sinna korterisse ostan. Ja ma olen tegelikult siin katsetanud. Ma olen katsetanud nii algusest lõpuni ise tegemist. Ma olen katsetanud siin sisekujundaja kaasamist just siis, kui mul oligi 2 korterit nagu paralleelselt. Mul oli võimalik nagu seal muu hulgas ka, ütleme, selle sisekujundaja abi selles mõttes optimeerida, et see kulu jagunes nagu 2 korteri vahel. Ja siis on tegelikult ka see variant, et ma olen täiesti nagu ühte mööblipoodi sisse astunud ja sealset sisekujundajat ära kasutades pannud korteriplaani laua peale ja korteri ära sisustanud, et katsetanud nagu erinevaid variante. Ma täna nagu ütleks niimoodi, et lihtsalt mingisugune vilumus tekib ja ma liiga palju täna nagu, ütleme, sisse seda abi ostma ei peaks, aga head nõu on alati nagu hea saada, et just siin mainisin, eks ole, ühte arendajat ja nende sellist nagu ka sisekujundajate nii-öelda tuge, mida nad nagu pakuvad, et see asi mul tegelikult nagu väga meeldib, et inimesed võib-olla, kellel on rohkem silma, kellel vähem silma sellise sisekujunduse peale, siis kui sul on ikkagi professionaal, kes sulle nõu annab siin ja soovitab, et mis värvid kokku sobivad ja ei sobi ja kuidas ühte või teist asja lahendada, siis see teeb kogu selle protsessi nagu kõvasti lihtsamaks. IGEAS ka ikka käid? Natukene. et natukene käin ja iseenesest see on, ma olen nimetanud seda ka selliseks, või mitte mina ei ole nimetanud, vaid ta ongi niisugune suurte poiste Lego ka natukene, eks ole, ja kuna seda korterite sisustamist, sellist mööbli kokkupanemist, kõike seda ei ole liiga palju, eks ole. Siis ta on niisugune nagu mõnus meelelahutus ja stressimaandaja ja ma hea meelega olen seda kõike nagu ise teinud ja väga minimaalsel määral, ütleme, kuskilt abi tellinud või on vaja, eks ole, et üldjuhul sellega ise tegelenud ja see, ma ei näe seda kui mitte mingisugust kohustust, vaid pigem on see niisugune mõnus meelelahutus olnud, mis aitab natukene töömuredest välja lülitada ja tegeleda millegi stressimaandavaga. Okei, ma tuletan meelde, et meil on kulud, on fookus ja nüüd
ja kulusid, eks, et okei, korteri ostad ära, mida üüril hakata andma ja siis ongi hästi hõlbus on korterit sisustades osta hästi palju ja hästi ilusaid ja hästi toredaid asju, ehk hästi hõlbus on korterit sisustades üle investeerida. Kas sa ise siis oma näiteks mineviku kogemusele mõeldes täna mõtleks, et neid asju ma panin korterisse liiga palju, kulutasin liiga palju raha või vastupidi, kuskil on sul ikka ja jälle tulnud välja, et see või teine asi võiks ka korteris olla, ehk oled alainvesteerinud? Ma olen tegelikult, mul on mõned nii-öelda head eeskujud olnud, kellega ma olen saanud ka nagu nõu pidada ja selles mõttes ma arvan, et ma olen nagu algusest peale tegelikult niisugust head optimaalset teed pidi läinud, et ma olen teinud alati eelarve. Ma olen teadnud, palju ma plaanin korteri sisustamisele investeerida. Vahest on see lõpuks läinud natuke kallimaks ja kohati ka seetõttu, et piltlikult öeldes seesama voodi, kui ma eelmine kord ostsin, siis ta oli 20% soodsam, kui ta nüüd on, eks ole. Et sealt on tulnud mingisugused käärid ja kui ma nagu midagi nagu kahetsen, siis just praegu nagu nii-öelda mõeldes selle peale, siis pigem olen ma nagu alt läinud vahest sellega, et ma olen ostnud mingisuguse odava mööblidetaili, mõeldes, et ma hoian kokku ja lõpuks on ta osutunud nagu nii ebakvaliteetseks, et ma olen sunnitud ta välja vahetama. Et see on see ütlus, eks ole, et kui sa tahad odavat ja head, siis tuleb kõigepealt osta odav ja siis hea, et see ütlus on küll minu puhul täiesti ennast ära tõestanud. Jah, eks samad kogemused siin. Aga ma küsin mõned mööbliesemed või sisustusesemed, sa ütle nüüd siis, kas sina oma korterisse paned või ei pane. Söögilaud ja toolid? Panen. Diivanilaud? Panen. Telerilaud telekas? Panen. Tolmuimeja? Vahest panen, vahest ei pane, et ma olen täitsa nagu küsinud üürniku käest, et kas ta seda soovib või mitte. Hea on, vaata, kui ta on olemas, korter püsib ka võib-olla puhtamana, aga mingil hetkel oli see, et ma ostsin asjad nagu ette ära ja siis selgus, et üürnik ütleb, et mul on oma tolmuimeja, eks ole, et ma võin selle ära viia. Et ma siis olen nagu pigem selliste asjadega vastavalt vajadusele tegelenud. Nii. Mikrolaineahi? Ei. Veekeetja? Ei. Triikimislaud? Ei. Pesurest? Ei. Mul on pesumasin kuivatiga. 2 ühes? Jah. Öökapid magamistoas? Jah. Ja kardinad? Jah. Okei. Noad, kahvlid? Ei. No ma arvan, siis taldrikuid ja veiniklaase ka pole? Ei. Nii. Ja vist need mõtted mul saidki otse praegu, mis siit küsida. Et mul endal oli muidu tolmuimejaga siuke asi, et ma jälle mõtlen, et tolmuimeja ei ole deal breaker. Ja samas ega tolmuimeja nagu liiga palju ei maksa ka. Aga siis lõpuks oligi, et ma jätsin tolmuimeja, vana tolmuimeja, mis oli eelmisele üürnikule ostetud, jätsin uuele. Ja kui see siis põlema läheks, sealt ei toimunud mingit kahju, aga siis oli minu kohustus uus tolmuimeja osta, et ega see üürileping muidu poleks sõlmimata jäänud ja see 100-eurone tolmuimeja, ta ei ole nagu liiga oluline teema, aga ta ongi, et minu kohustus tegeleda ühel momendil. Õnneks üürnik ütles, et ta ostab ise uue ja siis tegime väikse rahalise tasaarvelduse. Aga jah, ütleme niimoodi, et mul praegu nagu mõtlen, et kas mul 1 või 2 korteris on see tolmuimeja. Ma olen nõus sellega, et see ei ole kindlasti nagu deal breaker ja selle jaoks saab igaüks endale osta ja
noh, see on niisugune asi, mis võib-olla on mõnes kontekstis nagu nice to have või mille võib julgelt ära jätta, et see nüüd nii-öelda nagu ostuvad või seda üürimise otsust kuidagi ei murra. No nii, et kui liigume asjaga edasi tootluse määr, eks, ja kulude pool ja noh, kinnisvara investeeringute äris üks väga oluline kulukomponent on laenukulu ehk siis intressimäär. Kas sa teed oma investeeringuid oma raha pealt või võtad ikkagi finantsvõimenduse ka appi? Ma olen ikka finantsvõimenduse ka appi võtnud, et seda kapitali kiiremini ja rohkem kasvatada. Kui suur sul portfelli vastu laen on, et oskad öelda? Ma ei oska sulle nüüd praegu tänast hetkeseisu selles kontekstis öelda, et palju mul nüüd sealt laenu täpselt tagasi on makstud, et oleks võinud muidugi kontrollida enne, kui sinuga siia rääkima tulen. Aga noh, teistpidi mõeldes, kus me olime piltlikult aasta aega tagasi, siis ma ütlen, et no, ma olin ikkagi väga nii-öelda piiripealselt nii-öelda seda võõrfinantseeringut kaasanud, et mul on täiesti nii-öelda siin lähiminevikus üks selline periood, kus ma reaalselt pidin iga kuu natukene raha firmasse juurde panema, et asjad saaksid makstud. Tänaseks on see olukord õnneks möödas, aga ma olen siin ikka nalja teinud, et kui keegi saaks praegu vaadata, et mis asja ma nagu Google'ist kõige tihemini otsin, siis see on 6 kuu Euribor, mida ma vaatan, et kuhu suunas see liigub, et ja, õnneks need koledad ajad on möödas, aga päris hirmus oli tegelikult vahepeal. Sain aru, et ma olin täitsa seal nagu piiri peal majandanud, et oleks natukene veel rohkem kuskilt suutnud laenu välja pigistada, oleks probleemid võib-olla käes olnud. No et mõeldes tootluse peale, mõeldes kulude peale, siis laenukulu on 2 moel või 3 moel võimalik allapoole tõmmata, et üks võimalus on, et vähem võõrfinantseeringut, võtamegi vähem laenu. Teine teema on intressimäära allapoole rääkida, et kui aktiivne ja 3. võimalus võiks olla siuke pikaajaline 30-aastane eluasemelaen mängu tuua, et kui palju sa siin kombineerinud oled ja võimalusi otsinud ja intressimäära võib-olla alla kaubelnud, et mis sul finantseerimise juures kaalutlused on olnud, et siis asi rahavooliselt tasakaalus hoida? No ütleme niimoodi, et eriti tänases olukorras nüüd, kus ma nii-öelda ei ole enam kõrgepalgaline palgatöötaja, vaid vaene ettevõtja, siis ma ütleme niimoodi, et ma ei ole võib-olla piisavalt laenukõlbulik enam nagu panga silmis, vähemalt praegusel hetkel ja mul on endal siin korralik eluasemelaen hinge taga, et seda nii-öelda see on mul täna riiulis nii-öelda. Loomulikult ühel hetkel ma võin seda võimalust kasutada, aga täna mitte. Mis puudutab nüüd neid laenusid, siis tegelikult ongi ju niimoodi, et kui sa nagu nii-öelda 2 kätt taskus või üks paberileht käes astud esimest korda panga uksest sisse, et mul on siin plaan osta selline korter ja teha sellega selliseid ja selliseid asju, siis sa oled selline natukene ikkagi kahtlane kuju panga jaoks, et asjad arenesid nagu niimoodi, et esimene laen oli suhteliselt kallis, teine juba natukene soodsam ja nii ta läks, eks ole. Kui nüüd siin asjad kriitiliseks läksid, siis ma sellist asja küll tegin, et ma sisuliselt, mul on kõik laenud võetud ühest pangast
ja üks haldur, eks ole, jällegi, et oleks mugavam, lihtsam asju ajada ja mind ka võib-olla võetakse siis tõsisemalt, et mida rohkem sa neile võlga oled, seda tõsisemalt nad sind võtavad ju. Aga muu hulgas siis oli jah see hetk, kus ma läksin panga jutule ja kus me nii-öelda muutsime kõik laenulepingud ümber, et ma palusingi võtta nüüd nii-öelda mind kui usaldusväärset klienti sellise portfelliga ja tegelikult ma sain nagu kõik oma laenud nii-öelda ühe sellise atraktiivse intressimäära peale, et mis aitas jällegi olukorda omajagu parandada. Laenu teemal jätkata, et kui sa plaanid oma portfelli hoida, et siis võib-olla finantsvõimenduse efekti saavutamiseks on ka hea laenukoormust hoida ehk laenu pigem aeglaselt tagasi maksta. See aitab siis ka rahavoogu positiivsena hoida. Samas kui sa tahad oma portfelli laiendada, siis võib-olla oleks mõistlik laen kiiremini tagasi maksta, et võtta siis mingi uus objekt portfelli juurde, aga see siis rahavooliselt võib äkki negatiivset rahavoogu tekitada. Et kuidas sa siin tegutsenud oled, et oled sa nagu kaalutled sa seda või on asjad kuidagi läinud? No ma ikka kaalutlen sedapidi, et ma tahaksin, et see Excel kuidagi jookseks sedapidi, et mul sellest teenitavast üüritulust oleks võimalik kõik need jooksvad kulud ilusti katta ja jääks midagi ka nii-öelda reservi, kui vaja, mida saab kasutada, eks ole. Et pigem siis jälginud seda ikkagi, et see asi ennast ära tasuks ja vastavalt sellele siis mul oligi viimane laen, mille ma tegingi, kui mul muidu on nagu 10-aastased laenud, siis viimase ma tegin 15-aastase, et see ka nagu välja mängiks. Jah, et rahavooline plussis olemine on, ma julgeks arvata, et enamiku väikeinvestorite jaoks on üsna oluline kriteerium. Liigume siit edasi, et Risto, kui sulle meeldib mööblit kokku panna ja see võimaldab, ütleme, teistsugust vaadet maailmale, siis ma arvan, et kui üürnik peaks ära minema, siis uut üürnikku hakkad sa ka ise otsima või kuidas sellega on? Ma olen selle kohta öelnud niimoodi, et nii nagu mul on oma ihu juuksur, samamoodi on mul tegelikult ka oma ihumaakler, kes mind nendes toimingutes aitab, keda ma väga, väga hindan just sellepärast, et ta teeb oma tööd väga hästi ja südamega ja ta on selles mõttes nagu hea partner mulle. Et miks sa siin võib-olla ise, kas sa ise ei taha võib-olla üürnikuga suhelda ja näha ja vaadata, milline ta välja näeb või tõesti nii hea maakler siis? Ma hakkaks võib-olla ikkagi nagu sealt pihta, eks ole, ise tegemine on ja, et kõik see, ütleme, üks asi on mingid kuulutuste tekstid, eks ole, teine asi on nagu kvaliteetsed pildid, tal on oma fotograaf olemas, eks ole, kes teeb kvaliteetsed korralikud pildid ja tal on olemas nii-öelda igatepidi seaduste mõttes ajakohastatud lepingud ja nii edasi, eks ole. Ja lõppkokkuvõttes tunneb ta turgu ka, aitab võib-olla õigesti korterit hinnastada, et sinna nagu õiglase hinnaga üürnik leida ja konkreetne maakler on naisterahvas ja ma küll hindan nagu väga seda, et naistel on muu hulgas ka selline parem empaatiavõime või intuitsioon, et muu hulgas annab ta mulle omapoolset tagasisidet ka selle kohta, et kui ta siis ühele või teisele üürnikule korterit näitamas käis, et mis tunne just temal nende inimestega nagu tekkis.
ja muidugi aitab ka siis inimeste tausta kontrollida ja kõike seda. Tervitused Karolinale siit poolt ja liigume siis muude jooksvate tegevuste juurde edasi. Kui nüüd mõelda, et okei, maakler aitab üürilepingu ära sõlmida ja maakler teadupärast üürilepingu täitmise eest ei vastuta enam, ja ei peagi, et siis edasi ju läheb suhtlus sinu ja üürniku vahele, sina saadad arveid, tema maksab, aga siis juhtub midagi ikkagi. Mis on teemad, mille pärast üürnikud sulle on helistanud, mis neid vaevanud on? Sa mõtled nüüd just nimelt nii-öelda nagu maakleri või selle üürilepingu kontekstis? Ei, no ütleme, ongi, et kas korteris on mingid probleemid või et millised mured on, mis siis sinu ressurssi, eelkõige sinu aega tahavad. Sa rääkisid ventilatsiooni probleemist näiteks, et mis on veel mingid praktilised juhtumid olnud, et kas midagi on katki läinud või teeb üürnikule naaber muret ja tahab, et sina seal rahustama tuleksid kedagi või midagi siukest? No õnneks on see, et kui on sellised uusarendused, siis tihti seal kuidagi see kontingent on ka selline, et üldjuhul võib-olla nagu probleemsete naabritega seal tegemist nii palju ei ole ja vähemalt mul see kogemus puudub. Aga eelkõige ongi täpselt sellised, nagu ma kirjeldasin, eks, et mingisugused ventilatsioonifiltrid vajavad vahetamist või mingisugune lambipirn põles kuskil läbi, eks ole. Ma olen üldiselt saanud need asjad niimoodi jooksma, et kõik üürnikud saavad aru, et see tavalise, ütleme, lambipirni vahetus või filtri vahetus seal ventseadme sees, et see on nende enda huvides ja nende enda mure, et võib-olla alguses keegi kogenematusest helistab ja küsib, eks ole. Aga mis mured on olnud, võt, nagu ma siin mainisin ennist seda ühte häält teinud ventilatsiooniseadet, siis selle sama seadmega tegelikult oli küll õnneks garantii aja lõpus. Ei olnud garantii aja lõpus, mul oli kindlustus, mis mind aitas, praegu tuleb meelde. Et oli väga kallis remont tegelikult, 1500 oli see arve kokku, et läks seal suisa mootorid ja asjad vahetusse. Et õnneks oli kindlustus, aga need on sellised nagu tõsisemad teemad olnud, aga mingisugused, et nõudepesumasinast ei lähe vesi välja või seda stiili asju on ka, aga mis siis juhtub? Okei, nõudepesumasinast ei lähe vesi välja, siis sa võtad oma torutangid ja paned remondimehe tunked selga ja jooksed kohale või mis siis saab? Ütleme niimoodi, et siinkohal peaks iga mees jääma nagu oma liistude juurde, et ma olen võimeline ära lahendama selle, mis ka tuleb meelde üks olukord, eks ole, et pesumasina alt voolab vett, eks ole, et seal oli veevärgiga see ühendamine kehvasti tehtud, et sellised asjad ma olen võimeline ise ära tegema ja siis ma võtan tõepoolest oma tööriist tagasi kaasa ja lähen ja teen ära või kui seal on mingisugune üürniku vahetuse aeg, ja märkad, et kuskil on mingi silikooni parandus või mingisugune püsikene asi kuskil vaja korda teha, siis sellega ma saan hakkama, aga ikkagi, kui nõudepesumasinast ei lähe vesi välja, siis tuleb töömees kohale kutsuda. Kas sa tead, on sul kuskil kirjas, et mis marki nõudepesumasin sul on, et sa õigele remondimehele helistad või kui sa helistad, siis ta ikkagi küsib, eks, mis kaubamärk on, mis mudel on ja midagi siukest? Mul on iga korteri kohta ikkagi nii-öelda endal oma kaust olemas, kus see info üldjuhul ilusti ka kõik olemas on ja kust ma saan nendele asjadele jälile. Ja kena. Kui moel või teisel kokku võtta, mis me rääkisime, siis kulud eelkõige ikkagi on sul ajas.
kas sa oma tootluse määra ka kuidagi ise arvutad kuskil Excelis, et tipid sisse, mis kulutused, mis tulud on ja sealt tuleb siis mingi tootluse määr välja ka või kuidas sul Exceliga lood? Excelis mul on selles mõttes see üüritootlust ma võrdlen nii-öelda selle algse investeeringu pihta, et mis hinnaga ma korteri ostsin ja palju ma sinna sisustamisse raha sisse panin ja siis seda vastu kehtivat üürihinda ja siis seda ma vaatan korterite lõikes ja kogu portfelli lõikes ja jälgin just seda, et palju see positiivne rahavoog seal on. Aga kui sa algse investeeringu vastu võrdled ja enamasti ikkagi korteri üürihind on inflatsiooniline, läheb ajas üles, siis sul justkui tootluse määr kogu aeg paraneb, aga võib-olla oleks õigem võrrelda mingit turuväärtus vastu. Sa ei pea selle jaoks eksperthinnangut tellima, et sa võid anda sellise parima hinnangu, mis hinnaga sa korteri saaksid hetkel maha müüa, et võib-olla selle vastu võrrelda, et jah, aga kui me vaatame, et mis tänased turuhinnad nii-öelda teevad ja mis üürihinnad on, siis seda parem on mitte teha selliseid depressiivseid arvutusi. Parem on mitte seda teha, ja. Et minu meelest see praegune pilt, mis mul on, kus kohas see tootlus ja intress kogu suuremaks läheb, see on natuke sarnane nagu ütleme sellises pikaajalises investeerimises on see liitintress, eks ole, et see läheb nagu järjest suuremaks, eks ole, et mida kauem hoian, seda ilusamaks need numbrid lähevad. Ja üks asi, mida me ju, üks asi, mida me ju, siin ka praegu ei ole üldse rääkinud, ikkagi on ju üüriinvestorina, üks asi on see üüritootlus ja sealt teenitab rahavoog, teine on ju selle vara väärtuse kasv, eks ole. Et need asjad kokku panna, siis on nagu okei. Aga kui sa võrdled üürihinda versus siis oma vara soetusmaksumus, kunagine soetusmaksumus, siis tõenäoliselt sa kuhugi arvesse ei võtagi neid olukordi, kus sa võtad oma tööriistakasti ja lähed vanni all olevat toru parandama. Et see jääb mängust välja. Ja see jääb mängust välja, jah. Okei, selge. Aga kena, et tüürime siit edasi kokkuvõtte suunas. Kui sa mõtled enda praktika peale ja mõtled selle peale, et investor võiks kinnisvara investeeringust taga ajada tootlust ja omakapitali tootlust, kus sa näed, et kus oleks sul mingid optimeerimise võimalusi või sinu praktikas, et mida võiks kuidagi soovitada, et sa teed küll nii, nagu sina teed, aga teised võiks kuidagi paremini teha? On mingeid kulude kokkutõmbamise võimalusi? No ma ise tunnen nagu niimoodi, et kui sa oled selline väike üüriinvestor nagu mina, siis tegelikult eelkõige sa saadki optimeerida läbi selle, et sul on võimalik neid asju ise teha. Ma näen, et täna see mu tööd ja elu kuidagi nagu ei sega, eks ole, ja teistpidi siis ma näen just seda, et kui sa oled ikkagi selline suur investor, sul on 100 korterit tallata, eks ole, siis tegelikult tuleb väga selgelt mängu see, et kas sa saad mingisuguseid haldusteenuseid sisse osta ja mingisuguseid protsesse, ma ei tea, automatiseerida ja nii edasi, et siin nii-öelda sellise väikse portfelli peal sul on tegelikult võimalik oma aega sinna investeerida, mis tõenäoliselt arvestades, et kui sa nagu kellegi kuskilt tellima nendeks tegevusteks pead, siis võib tegelikult osutuda ka kallimaks. Sõltub, kui kalliks keegi enda aega peab. Kas sa selle peale, Risto, oled ka kunagi mõelnud, et jätaks kus see ja teine need tegevused, mis sa teed ja annaks oma korterid mingi operaatori kätte, kes siis
kogu sellise jooksva murede kandmise enda õlule võtaks ja sa maksaksid üürirahavoost 15-25% ära neile, noh umbes sinna kanti. Ja samas sa teaks, et kõik on nagu mure vaba. Oled mõelnud millegi siukse peale? Ma olen mõelnud täna nagu selle peale, et kuni 10 korterit ma haldan ise ära ja siis vaatan edasi. Et kas ma tahan nii-öelda seda numbrit jätkata või kasvatada jätkuvalt ja kas ma ühesõnaga soovin sel viisil jätkata nagu haldamise mõttes või peaksin kuskil nii-öelda nagu abikaasama. Et ma tead, üks asi, millest me ei ole rääkinud, aga kuhu mina nagu oma investeeringutega üldse jõudsin, on see, et selline, kuidagi tuleb oma tulevikku kindlustada, kuidagi tuleb endale nii-öelda see ilus pensioniga nagu luua ja minu jaoks nagu pensionisambana nagu selline korterite portfell ja sealt igakuiselt tuleb üüritulu, on selline, kuidas ma ütlen, nagu kindel asi, et kui me läheme sinna nagu kas või, ma ei tea, väärtpaberitesse investeerimisse, siis ma ei tea, selles mõttes ma nagu ise jõudsin mingil hetkel selle olukorrani, või arusaamani, et see on nagu, see on niisugune gambling, see on selline, see on nagu kasiinosse minek, väikese liialdusega, eks. Aga ma ei tahaks nagu oma nii-öelda nagu tuleviku, ma ei tea, pensionivaraga nagu sel viisil käituda, et me näeme, mis praegu näiteks börsil toimub, et võib-olla mingisugustele professionaalidele selline tohutu volatiilsus, et igal hommikul või õhtul ootad, mida seal härra Trump välja ütles ja kuidas börs sellele reageerib ja vastavalt sellele oled sa kas, ma ei tea, suures plussis või suures miinuses, eks ole. Et sellist asja ma ei taha, ja minu jaoks nagu selles mõttes see kinnisvara on selline nagu kindel varaklass, eks ole, tal on kindel nii-öelda nagu rahavoog, on ju, väärtus kasvab inflatsiooni vastu ja selles mõttes on kõik hästi, et minu jaoks nagu seda sel viisil täna teha on nagu väga hea mõte ja teistpidi, ma ei ole täielikult nendest ütleme väärtpaberitesse või aktsiatesse investeerimisest loobunud, aga ma teen seda sellises väiksemas mahus, et võidan kaotan, läheb siis kuidas läheb. Et lihtsalt alles ma siin kuulasin ühte podcasti, kus üks tuntud panga majandusanalüütik, kelle podcaste me siin iganädalaselt kuulame, oli külas ühes teises podcastis ja minu üllatuseks ütles seal, et tema ei jaksa nende aktsiate ja asjadega jamada, et tema panustab ainult ETF-idesse, eks ole, et sama lugu, et kui isegi nagu professionaalid, kes teisi õpetavad nagu tegelikult üksikaktsiatesse või väärtpaberitesse investeeri, siis see näitab ka nagu midagi. Mõeldes nüüd jälle sinu pensioni peale, mõeldes üürinvesteeringute peale, mõeldes tootluse peale, kulude peale, kuidas su vaade on, et kas sa täna pigem teed mingeid korrektuure siin oma portfellis just sellisest tänasest kinnisvaraturu olukorrast lähtuvalt, oled sa valmis uusi üürinvesteeringuid tegema, vaadates sinu minevikupraktikat, vaadates tuleviku väljavaateid, vaadates tänast päeva, mis sa oma üürinvesteeringutega teed? Praegu olen sellises oota ja vaata positsioonis, ma ütleks, et see selline kinnisvarasse investeerimise nii-öelda kuldaeg on vähemalt nüüd mõneks ajaks selja taga ja selles mõttes täna pigem üritad seal fine tune ida seda, et võib-olla annabki ühte või teist üürilepingut seal nagu hinda üle vaadata, seda tõsta ja
loodad, et kõik üürnikud on õnnelikud ja on pikalt sinuga. Et ma olen nagu kindlalt sellesse nagu panustanud, et ma üritan ikkagi üles ehitada sellist head usalduslikku koostööd ja pikaajalist koostööd. Et see on see, mis tegelikult selle rahu mulle endale ka taob, on. Ma vaatan seda, mis kinnisvaraturul toimub ja mis pakkumisi siin turu peal on, aga jah, ma olen praegu sellises ootavaate olukorras, et need hinnad vastu seda üüriturgu on praegu nagu meeletud. Ja siis mul on nagu enda portfelli osas ka nagu endal peas mingisugune mõte olemas selle kohta, et juhul kui ma nüüd mõne korteri peaksin ära müüma, et midagi uut asemele osta, siis ma tean, et mis järjekorras, mis kortereid ma nagu müüma läheksin, et mida jälle nagu upgrade ida millegi parema vastu, eks. Aga ma kohe nagu midagi tegemas ei ole ja praegu ootame, vaatame. Aga olemegi päris lõppu jõudnud ja saate lõpetuseks ma alati küsin külaliselt ka mõne nõuande või mõtte või soovituse kinnisvaraturu osalistele, meie vaates siis tõenäoliselt neile turuosalistele, kes üürisektoriga seotud on, et mis oleks mingi mõte või nõuanne või soovitus või tera, mis nad võiksid sinu poolt siit saatest kaasa võtta? Ütleme niimoodi, et kui me räägime nagu kinnisvara ostjatest, et siis ma lihtsalt soovitaksin hinnata mitte ainult ostuhinda, vaid ka seda potentsiaalset üürituru ja likviidsust ja varaväärtuse kasvu ja potentsiaali antud piirkonnas. Siis arendajatele rohkem sellist, ma ütleks nagu võtmed kätte tüüpi lahendusi, et kus igasugused kohtkindlad mööblid ja asjad, nii-öelda lahendused oleksid sees ja võimalusel ka selline sisekujundaja teenus, et see teeb nagu nii palju lihtsamaks tegelikult kogu selle protsessi, et seda hindaks kindlasti nii sellised kinnisvarasse investeerijad kui ka koduostjad, on ju. Ja üürnikule ma ütleks seda, et omanikuna ma hindan üle kõige stabiilsust, et pikaajalist ja usaldusväärset koostööd, kus ma näen, et üürnik hoiab üürikodu nagu oma kodu, et mida rohkem selliseid üürnikke, seda õnnelikumad tegelikult ka üürileandjad. Ja üürileandjale või investorile toob see eelnev tegelikult madala vakantsuse, on ju, väiksemate kulude voolu, igasuguste puhastuste, hoolduste vahenduse näol, mis toob reaalse lisatootluse, on ju, et millest me siin ennem ka rääksime, on ju, et kui sul on hea maakler, kes lisaks sellele tavapärasele nii-öelda nagu üürniku leidmisele aitab ja toetab sind turu ja tootluse seirel ja annab soovitusi seal vakantsuse küsimustes ja üürihindade jooksval seal reguleerimisel, et siis see nii-öelda maakleri kulu asemel muutub ta sul nagu partneriks, kes aitab su tootlust hoida ja seda hoopis tõsta, et need on need mõtted, mis ma võib-olla siinkohal välja tooksin. Ja väga hea, neid mõtteid oli nüüd terve ports häid mõtteid ja tõmbame siin siis joone alla. Täname kõiki kuulajaid vaatajaid, et oma aega meile pühendasite. 112. osa kv.ee kinnisvara podcastist oli eetris. Risto Eelmaa, ettevõtja ja üüriinvestor, aitas siin vaadata sellise üüriportfelli kulude poolt ja tootlusega seotust. Kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark olen mina ja siiski veel enne päris lõppu
kui teil head kuulajad-vaatajad on mingeid mõtteid, keda võiks saatesse kutsuda, võib-olla tahate ise tulla, andke teada, kas klienditugi@kv.ee meiliaadressile või võite mulle otse ka kirjutada ja joonistada, et küll mu kontaktid on leitavad. Ja ega midagi, et soovin siis kena maikuu jätku ja kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides ja näeme-kuuleme. Kõike head!